armas inimene. Tänases videos räägime õunast. Miks ta meile kasulik on, kuidas temaga kõige parem suhe luua ja võib-olla kõige tähtsam küsimus, mitu õuna sa päevas võiksid süüa. Jah, ja veel räägime natuke sellest, millised on õuna kasulikud omadused, millist emotsionaalset tuge ta pakub ja mis on tema vaimsed õppetunnid. Aga alustaks kõigepealt natuke kaugemalt. Inimkond on õunu söönud juba aastatuhandeid. Vanemad kivistunud õunad pärinevad aastast 6500 enne meie aja arvamist. Algselt oli õun tegelikult metsik taim ja sealt on aretatud siis erinevaid kultuursorte. Meil Eestis kasvavad ka metsade ääres ja aasapealsetel metsõunapuud. Neid istutatakse isegi taluaedadesse. Kuigi metsõunapuu viljad on väikesed ja hapud, siis metsloomadele nagu kitsedele lähevad need kaubaks sügisel küll. Kas sa suudad seda uskuda? Tänapäeval on erinevaid õunasorte olemas üle 30 000. Parima valikuga poes leiad sa ju 5-10 õunasorti kõige rohkem. Et mõtle, Erki, kui palju meil on veel tegelikult õunade kohta avastada. Kevadel toob ta meile ilu, suvel varju ja sügisel küllust. Kui sul on plaan õunapuu endale aeda istutada, siis võib-olla tasub üht-teist enne teada. Näiteks õunapuu tahab ideaalis sooja ja päikselist kohta. Ta ei talu hästi külma, nii et põhja küljest võiks puu olla kaitstud tuule ja külma eest. Õunapuu juurestik on suhteliselt maapinna lähedal, seega tasub õunapuu alust kas siis mulčida, mis on siis hakkepuidu või põhu paigutamine tüve ümber, et lämmatada umbrohud ja hoida niiskust. Või siis alternatiivina võid istutada õunapuu alla ka mitmeaastaseid mittekonkureerivaid taimi, nagu näiteks varemrohi, mille juured kasvavad sügavale, toovad sealt kasulikke mineraale ning toetavad õunapuu kasvamist. Jah, Erki, me kõik teame, et sul on huvi toidu kasvatamise vastu, aga äkki räägime natuke põnevamatel teemadel, nagu näiteks, mis on õuna kasulikud omadused? Teeme nii. Teeme nii. Füüsiline tasand. Ei tasu alahinnata õuna jõudu. Ta on põletikuvastaste omadustega ning seetõttu aitab õun praktiliselt iga haigusseisundi puhul. Lisaks sellele sisaldab õun rohkelt fütokemikaale, mis teeb temast ka supertoidu ajule. Ta toetab närvide tööd ning suurendab elektrilist aktiivsust, nii et kui sul on eksam tulemas, siis see on supertoit, mida siis enne eksamit süüa, et su ajule anda väike lisapuust. Õunad on väga-väga kasulik seedimisele. Et kui me sööme õuna, siis õun hakkab läbi meie soolestiku liikuma ja seda tehes ta korjab kokku soolestikus seinte külge kleepunud roiskunud rasvad, pärmseened, hallitusseened, bakterid, viirused ja kõik muud pahad mikroobid ja transpordib need kehast ja soolestikust välja. Muidugi selleks, et nendest omadustest maksimaalselt kasu saada, on vaja süüa üsna palju õunu. Aga siiski, kui sa tunned, et sul on kõhus mingi jama, tunned ennast kõhus halvasti, võib-olla reisides oled mingi mürgituse endale saanud või midagi, siis kindlasti söö õuna. Õun sisaldab ka väärtuslikke mikroelemente ja elektrolüüte, mis aitavad pärast kehalist pingutust organismi jälle taastada vajaliku veega. Nii et pärast igasugust trenni söö kindlasti ka õuna. Nipid. Ostke poest kindlasti punase koorega õunu, need, millel on kõige tugevam pigment, sest nendes on kõige rohkem kasulikke toitaineid. Muidugi ka kõik teised õunad on väga kasulikud, aga kui sa tahad saada kõige rohkem, siis just punase koorega õunad. Mingi sügisel appi õunu korjama. Värske ja mürgitamata õunakoor sisaldab rohkesti kasulikke baktereid, mis aitavad meil kehas ja soolestikus toota vajalikke vitamiine, nagu näiteks B12. Üldse on õunte korjamine ja õunamahla tegu väga meditatiivne tegevus. See rahustab ja see ühendab meid. Lisaks sellele sirutad ja painutad see õunu korjates üsna palju, see on nagu eestlaste jooga. Kui sa kardad, et poeõunad on liiga mürgitatud, siis lihtsalt pese ja koori korralikult õunad ära. Mina eelistan ka osta maheõunu kui võimalik, aga kui tuleb tavaõun, siis tuleb peaasi, et sööd õuna. Emotsionaalne toetus. Tänapäeval on hästi moodne tegeleda emotsionaalse arenguga, vaimse arenguga, enda puhastamisega ja kõige sellega, aga me tegelikult ei teadvusta, kui palju toidutaimed ja värske toit ja puuviljad ja kõik see saab meid selles aidata.
ja võtamegi näiteks õuna. Ta on iidne toidutaim, mis aitab meil tagasi tulla algallikasse. See on läbi ajaloo olnud üks peamisi toitusid, mis on inimesi lohutanud. Seega, kui sa tunned end masendunult, jõuetu, haigena või sa tunned, et sind ei hinnata, siis õunte söömine võib sulle aidata suunda muuta. Õunad avavad meie sees peidus osakesi ja muudavad energiat nii, et sa hakkad ligi tõmbama õnnelikke ja optimistlikke inimesi ja sündmusi. Õun muudab meid ennast energilisemaks ja elurõõmsamaks. Õun on nagu lootuskiir, mis aitab meil luua sidet õnneliku eluga ja ma ütleks, et ka meie esivanemate tarkusega. Ja tänu õuntele saame jälle meelde tuletada suveaja, päikese ja kõik need energiad, mis meid rõõmsaks teevad. See oli õunte emotsionaalne tugi, aga mis on õunte vaimne õppetund? Õun õpetab meid mitte kartma külmatunnet, mida teised inimesed meile saadavad. Õuna külmakindel kest kaitseb õuna ning õun jätkab kasvamist isegi siis, kui on juba öökülmad. Nii et kui sind ründab mõni sõber, tuttav, pereliige või koolikaaslane, siis võta eeskuju õunast. Ümbritse end kaitsva kestaga, kuniks siis olukord muutub või paraneb. Pillerin, ma tean, et sa oled prantsuse keelt õppinud, et kas sa oskad meile öelda, kuidas on prantsuse keeles õun? Jaa, ikka. Prantsuse keele õun jääb väga hästi meelde, sest see sarnaneb ühele eestikeelsele sõnale pomm, nagu vitamiinipomm. Ja õun ongi la pomm. Ja siit ongi hea edasi minna Birgiti lauluvideo juurde, kus sa saad õppida eesti ja prantsuse keelt. See laul ongi õunast. Aitäh kuulamast ja kohtume uuesti järgmises videos. Keha tunneb õnne suurt meresügavat, kus elavad muinasjutud ja imed puhkavad. Mu keha tunneb valgust, mis tõuseb sealt sügavast, mis kutsub tuhanded õied kõik elusse uinuma.